Las Triin selgitab teile kohe varsti. Aga näed, me läheme siis keskmise raja peale. Tere hommikust! Räägid sellest rajast meile, Triinu. Kas see on raske või kerge või keskmine? Keskmine. Keskmine. Kui pikk see rada on? Ma ei tea, teisest startpunktist palju. 3 kilomeetrit siit ma ei tea. Jah, väga selge sorava häälega. Aitäh teile. See on rajamärk. Siin on sinisega niimoodi nad märgitud. Kuule, need on need fake pohlad jälle. Kukitsed. Kukitsed või? Ei, ta ei olnud seda. Näe, ta puhub sinna sisse. Hingeldav mees. Räägib teile lugu. No vaata seda plötsi nüüd. Eile õhtul tuli korralikult vihma. Ja siin on nii libe, et oi. Vaatke ilusti seal pilvad püsivad. Minul on probleeme. Plöts on ju säru. Nüüd me jõudsime teelahkmele. See keskmine meie, jah? Esimene vaade siis selle sama koha pealt, kus need sildid on. Aga siin nad on salaja teevad, vaata, seda kala asja. Kasvatust. Meie läheme hoopis sinnapoole. Ei ole ka paha, eks ole. Et sellest siis rääkides nendest erinevatest reisijatest. Et meil on nii, et siis 2 matka on tehtud päeval. Noh, võtsime siuksed 4, 5, 6 kilomeetrised. See on päris ikkagi väsitav, sest kõrguste vahed on hoomatavad. Aga siis me õhtul mõtleme, et kurat, et laseks ühe otsa, aga me teame, et ei ole väga hea mõte, sest jalad on juba valusad. Ja siis on see see rahmelite variant. Aga siis teine variant on minna puhkama niimoodi, et sõidad sinna soojale maale, lähed hotelli hoovi peale, oled basseini ääres. Mõnus. Et võt see peab meie arvates väga rahulik tüüp olema. Et selline, kes ei kibele kogu aeg kuskile nagu meie. Selle rahu koha pealt nii palju, et mul enda kogemus on siuke olnud. Et siis võtad selle Türgi tuusiku nii-öelda. Aga kui seal ei ole all in või siis seda alkoholipiletit, siis see on mõttetu. Või vähemalt siis mu peas oli. Ja siis sa lähed ja et see igavus endas ära tappa, siis muudki oled seal kraani all ja naudid päikest. See on ka muidugi väga siuke luksuslik kogemus, ma arvan. Meie rada läheb tinkadi-munkadi, ma ei tea, kas ta läheb, ei tea praegu. Vesi. Vaata vesi. Säru. Taas vesi. Säru. Sealt järvest paneb kogu päike. Vaata, nüüd mul on mõlemad peal. Taeva oma ja peegeldus oma. Kuulis korra linnukese häält. Läheb kohe nii pöördesse ära. Eile vaata tahtis asfaldi üles ka raapida, kui just nägi. Rada läheb siit niimoodi. Aga see läheb sinna kuidagi. See ei ole kutsu oma vaatama. Ma olen ikka vaatnud hästi küll. Aga siin, jah. Issand jumal. Vaatame natukene veel. Tahadis sinna otsa minna. Need on nagu väiksed dolomiidid siin, vaata. Mini omad. Hakkab pihta. Sinine märk, õige koht. Tavatlikult.
hoia kinni nüüd. Kuule, on siit päriselt rada? On ikka. Ma võtan kutsi siia. Okay. Ei paistnud seda moodi, et me siit mingi tantsuplatsi leiame ülevalt. Aga see jutt tegelikult praegu on üldse droonipildi jaoks. Ma niimoodi jätan endale meelde, kui ma nüüd pärast läbi sirvin, et see läheb droonisõidu taustaks. Siin on ikka see teema, et see väga-väga peab paika, et silmad kardavad, sest algus vaatasid seda nukat, et see on täiesti impossible nagu. Aga lähed lähedale, teed ühe sammu üles teise ja vaatad, et ei olnudki midagi nii hullu. Eks kirjas oli ka moderate, see rajaraskus.